kuidagi kummalisel kombel, aga Eesti sai olümpiamängudele. Ja siis see mõte tekkiski sellega seoses, et mul oli, ma olen aastate jooksul, ma olen tegelikult sellist ajaloolist materjali erinevate Eesti sportlaste elulugude uurimisega väga palju talletanud ja mõtlesin, et siis otsiks seda rahvusvahelist materjali ka juurde, uuriks seda Eesti olümpiale jõudmise teekonda natukene ja annaks siis välja raamatu. Ja mõte oli niimoodi, et see raamat peab siis mul selle aasta kevadeks olema nagu käsikirjaliselt valmis. Et siis anda edasi ta keeletoimetajale ja sisutoimetajatele, lugeda, parandada ja et siis, et kui ma ise sõidan Tokyo olümpiale, siis trükiga oli kokku lepitud, raamat pidi 15 juuli minema trükki ja tulen tagasi. Antwerpeni olümpia algus oli 14 august 2020 ja Tokyost ma pidin tagasi tulema 12. augustil, et siis 14. august on raamat valmis ja siis on nagu selle olümpialainel on tegelikult väga õige hetk tulla nagu sellise olümpiaraamatuga välja. Et 14. august oli kokku lepitud Tallinnas, see oli nüüd siis Viru Keskuse rahvaraamatus esitlus pidi toimuma ja teada oli, et siis 14 oleks Antwerpeni esitlus ja siis kuskil 3 nädalat või 4 nädalat hiljem oleks juba Tokyo olümpiaraamatu esitlus. Et see oleks nagu eelsoojenduseks, ütleme nii. Aga nagu teate, et kõik see aasta on igas mõttes läinud väga kummaliselt, et õnneks ma sain selle käsikirja nii, kui mul oli plaan, märtsi lõpuks valmis. Aprillis oli ta siis, hakkas keeletoimetajad ja sisutoimetajad seda lugema. Siis selgus, et olümpia jääb ära. Siis selgus minu elu ja töö muudatus maikuus. Aga õnneks olid enne ära tehtud ja raamat oli töös ja nüüd ta siis ilmus. Ta ilmus siis